Aga nüüd suunad pilgud lavale. Mis on see, millest aru ei saa, mis hoiab televiisori ees, mis teeb mõnu ja kõditab närve ja lööma sunnib südame. Mis on see vallutav tunne, mille vastu mõistus ei saa, mis sunnib meest minema välja igasuguse ilmaga, selge rahutuks veel. Ja seda teab iga mees, see pole mingi klišee, baby, et jalgpall on parem kui seks. On vahest avastus suur ja vahest ulu või kuum. Ei ole miskit nii suur, baby, et jalgpall on parem kui seks. See on see, mis meeletuks teeb, mis paneb tunded möllama. Tervist, mis pigistab ka kõige julmemal mehel, nagu näiteks Martin Järveojal. Tere õhtust, Martin! Tere, tere! Kui sa vaatad saalis ringi, mõtled olnud aegadele, oma kolleegidele, siis mis on üks kord olnud, kus Martin Järveoja silmis on tõesti sportlikust sooritusest, selle ilust tulnud silma pisar? Meie tütre tantsuväistlus. Silma nurgast välja pisara. Mis on see, mis on suurem kui elu, mis kõigest muust on odava. Ja olgem ausad, kõik sõltub ju sellest. Härra Eino Enden, tere õhtust! Tere õhtust! Puhas rõõm näha, ma tahtsin öelda, ma olin ka kunagi päris kibe kossukäpp ise väiksena. Kus jäid? No Hotroonikusse ei võetud. Ei trennis polnud näha. Seda on jah, olin ka silmapaistvalt talenditu. Ei usu. Eino Enden, nüüd aastaid hiljem ma tahakski küsida, mis siis tegelikult on võiduvõti? No võiduvõti valem on väga lihtne. Oskused pluss keskendumine pluss mõistus. Kuulsed sõnad. Kes kellele lööb värava, see hinge rahutuks teeb. Ja seda teab iga mees. Tunnen, et kui kalavees, baby, sport on parem kui seks. Ja vahest avastus suur, ja vahest ulu või kuud. Kui lennab ketas või kuul, baby, olümpia on parem kui seks. Ja seda teab iga mees. Ja parim relvane baby, jalgpall on parem kui seks. 2025, see oli ju 5-5. Ei läheb isegi siis, baby, olümpia on parem kui seks. Aitäh teile!